Tere, Rebecca! Tere! Jaa, kas te teate, me oleme Rebeccaga peaaegu tund aega koos siin juba olnud, natukene tema numbreid piilunud ja mul oli hästi hea selline soe äratundmisrõõm, seepärast Rebeccal on sama hingemissioon nagu minul. Ja Rebecca on selle võrra veel noor ja talle ka võib-olla või sulle siis Rebecca arvatavasti tuli see kas nüüd sellise äratundmisrõõmuna või siis pigem see, et vau, okei. Et millised reaktsioonid olid, kui sa nägid, natuke rääkisin su ametitest ka, et kas tundsid ära, et jaa, et sipelgad on ikka püksis ja peab tegema midagi kogu aeg aktiivselt, et kas oli äratundmisrõõmu nendes asjades? Oli küll, eriti oli küll ja see, et noh, need sarnasused meie vahel, siis see oli ka väga-väga huvitav. Et kohe nagu kuidagi tajud ära, et inimene on suhteliselt sarnane sinuga, see oli nagu vau, ja, efekt. ja et me oleme nüüd sinuga Kati Torimi mentorlusprogrammis ja me olemegi varsti täiesti valmis mentorid sinuga. Hurraa! Yeah. Jee, ja siis ongi see koht, et okei, nüüd me oleme mentorid, mis me edasi hakkame tegema, on ju, et au, et nii lahe küll, et mentorid. aga nii nagu Markus käis siin ja Regina, et me kõik oleme siin mentorlusprogrammis ja minu meelest on ülivahva see, et kuidas Kati on ühendanud siis ütleme 40+ inimesed ja siis teie seal, kõige noorem on meil kui vana, oli kui 16. 16 jah. Jah. et selles suhtes, et üsna huvitav, et me oleme kõik siin uudishimulikud, et mis nüüd meist edasi saab. aga teie, kes te siin kuulate, siis ma ei teagi, mis selle kodulehe nimi on, aga meie siis nimed tulevad kajastuma seal mentorid, mingisugune mentorid.ee või ma ei tea täpselt, mis see koduleht on. On sul meeles, ei ole? Ei ole muutuste mentor või Jaa, mentorprogramm. muutuste mentor ja just seepärast, et Jah, Kati reklaamiski seal seda, et seal kogu aeg meie asju kajastatakse, nii et kui ma nüüd selle lingi üles leian või selle kodulehe, siis ma jagan seda ka kindlasti siin, kas siin selle video all või kui keegi nüüd teist kuulajatest nüüd saab juba aru, millest me räägime, siis lisage ise kommentaari see koht. Kuule, aga me ei tulnudki ainult sellest rääkima, et sellest üldse, et sa oled meile kõigile silma hakanud oma selle aktiivsusega. Et millega sa tegeled, Rebecca? minul on siin huvitav spordiala nagu parkour, mis siis sai umbes kaks aastat tagasi, 3 aastat tagasi leidsin see spordiala. Alguses läksin sinna lihtsalt harrastajaks, mõtlesin, et noh, akrobaatikaga on ka väga pikalt tegelenud juba lapsena, et mis seal ikka siis, et teeme väikse muudatuse ja läksin parkuuri, käisin seal aasta aega ja siis tuli minu treener minu juurde ja ütles, et kuule, aga hakka treeneriks, Hmm. et sul on oskused olemas, meil on natuke abi vaja. Ja nüüd ma olen parkuuri treener Tallinna parkuurikeskuses siis. Vau. Tead, siis kui sa rääkisid seal mentorlusprogrammis, vaata, me kõik tutvustasime, kes millega Ja, tegeleb ja siis ma mõtlesin, et issand, kui põnev. mul noorem poeg, kes on 21-aastane nüüd, siis tema ka mingis vanuses, ma mäletan ta hullult parkuurides, ma käisin ka niimoodi suu ammuli vaatasin, kus ta tegi neid hüppeid ja kuna mina ise kardan isegi noh, ütleme mingi 1,5 meetrit kõrgust, siis ma vaatasin, et issand, mis hüpetega nad teevad kõiki neid asju, et see on nii imetlusväärne, et sina tüdrukuna nagu noh, muidugi nüüd ma ei imesta midagi, kuna ma nägin su numbreid, on ju, et sa oled selline hästi liikuv ja sa ütlesid just, et kui ma nüüd ei eksi, mis asja sa tegid, kas eile või üleeile, sa ütlesid, et vee peal mingit värki wakeboard ehk siis veelauaga sõitmine põhimõtteliselt. Et see mm. on seal, kus sa oled kinni, siis sul on laud all ja siis sa sõidad sellega. Ja jah, just eile siis käisin. Põltsamaal on väga hea koht, kui keegi soovib minna ja odavam kui Männikul. Ja. No vot, nägid. järelikult keegi vajas seda infot. aga siis nüüd, kui sa oled treener, kaua sa oled treener olnud? Nüüd mul hakkab minema 3. aasta, ma Mm. ütleks. Jah. Ja ei, väga huvitav töö, väga lahe töö, et saad tegelikult lastega, saad tegelikult noortega, samuti saad olla laagrites, hästi on aktiivne. Et kui sa oledki aktivist ja ekstreemsused meeldivad, siis on selline õige koht, -hmm. ütleksin. Ja aga jah, jah, et mõtlesingi seda, et sa oled treener, aga sa oled kuskil klubis, nagu ma aru saan. ja ongi parkuurikeskus, Tallinna oma, siin on ka ainult üks ja siis seal klubis siis põhimõtteliselt annan trenne, olen kandnud eratrenne, et kui soovijaid on, siis noh, siis ma ka annan eratrenne ja jah,
mm. Kas sa oled mõelnud ka seda, vaata nüüd, kui me mentoriks siin õpime või noh, õigemini me oleme kohe-kohe valmis ka. teate, meil on vist üks nädal, sellel nädalal meil ongi lõputöö niinimetatud, on ju. kolmapäeval. no ma kohe küsiks, kas sul on kodutöö juba tehtud, kodutöö on tehtud teil omavahel või? ei, kusjuures nüüd peale seda ma kohe hakkangi tegema, et täna on selline arvutipäev. okei, väga vahva. no mina sain oma partneriga tehtud, nii et väga huvitav oli, nii et hoian teile ka pöialt, väga huvitav on see peegeldamine just. ja, aga kas sa oled ka vaadanud või mõelnud seda, et kuidas sa saad nüüd seda mentorlust ühendada selle parkouriga, et kui sa ütlesid, et sa teed ka eratreenerina tööd, et kas sa oled mõelnud seda, et natukene võib-olla, et süveneda sinna sinu klienti, on olnud mingeid mõtteid või lihtsalt annad praegu lihtsalt universumil ise lahendada need asjad ära, et kuidas sa ühendad? ei, mõlemat, algus oli selline, noh, vaatame, kuhu see teekond siis viib. aga ilmselgelt nüüd, kui pikalt aega treener olnud, siis ei ole, noh, siis ei ole nii, et sa lihtsalt lähed, teed ära. nüüd on ikka see, et sa süvened, et ongi, et inimene tuleb su juurde, ta tahab, sa teed tal korraliku treeningkava, vaata oskusi, vaatad, mis mentaalsed plokid tal võib-olla on, üritad nendest lahti saada, üritad selle hirmu sealt vahelt ära saada, väga tähtis osa. ja et ikka jah, nüüd on nagu teadmisi ka rohkem ja pigem süveneb, et iga inimene on erinev ja iga laps on erinev ja isegi treenerid vahepeal ütlevad mulle, et issand, et sa räägid nii palju. aga minu point ongi see, et siis lapsed ei karda enam Mhm, ja see on väga hea motivatsioon. sa lihtsalt hakkad rääkima ja nüüd nagu, okei, ma lihtsalt teen siis. mhm. nii tulebki teha, et ega keegi kuhugi, kõik on ju ohutud, meil on kõik matid kasutusel, asjad, et me ei ütle, et okei, et hüppa nüüd sealt sinna ja vaata, kuidas siis edasi saad. Mhm. et kõik on turvaline. ja kusjuures vaata seesama hingemissioon, mis meil siis mõlemal sarnane on, see 5, 10, 15, et kui ma ütlesin, et see on selline vaimne õpetaja, teiste inimeste toetamine, see, mis meid ühendab, vaata, ma ütlesin, ma panin kuidagi, tundsin sinus juba pikemat aega, ma kuigi alles täna ütlesin sulle mingit sarnasust, siis see ongi see, et me oskame sinuga rääkida keerulistest asjadest lihtsas keeles ja me tuleme hästi kiiresti selliseks nagu laadnaks, noh, tavaliseks inimeseks, selliseks omaks. Mm. mulle öeldakse ka nagu oma jope ja selline oma küla tüdruk ja mulle täitsa sobib, et ma arvan, et sa oled ka seda tundnud, et lapsed nagu hästi kiiresti sinuga saavad nagu kohe ühise keele ja üleüldse inimestega ka, et just mm.. eile või üleeile keegi just ütles ka, et issand jumal, et sa, et sinuga nagu igav ei hakka, et sa nagu oskad igas jututeemast rääkida, siis ma nagu, jaa, et kui on vaja, siis ma võin ka puudest rääkida, põõsastest, et millest sa soovid nagu. jah. aga selleks muidugi saab jälle tänulik olla nende elu õppetundidele, mis meil kõigil on, nii teie ka kuulajad, kes te siin kuulate. me just jagasime ka Rebeccaga, sellest me täpsemalt siin puutuma ei hakka, ei puuduta seda teemat, aga vähemalt mõlemad olime teineteisele toeks ja jaatasime, et ja on käidud mingeid asju läbi, et igalühel meil on oma lugu ja samamoodi teie, kes te nüüd kuulate siin seda meie juttu, siis ka kommenteerige, millised harrastused teil on näiteks olnud. mida sina, Rebecca, lisaks nüüd sellele parkuurile oled üldse oma elus harrastanud, mis on sellised asjad, mis on sind tõmmanud mingite, kus sa oled näiteks võib-olla käsitööd teinud või on sinust käsitöö tegijat, sokikudujat? üldse mitte. ma olen klaverit hästi pikalt mänginud, et seda ma mängisin ikka 9 aastat Mhm. ja, ja siis ongi nagu kõik ekstreemsused, võime siis öelda, et kui tavaliselt on jooga või golf, siis mina olin, et ei lumelauata minna. ongi see veelaud, nüüd eelmine suvi näiteks hüppasin luhesurfi selgeks, onju. nüüd on enda varustus. iga päev ootan siin ilmalt, millal saaks veele minna. et põhimõtteliselt kõik ekstreemsused. nüüd näiteks ühel festivalil tegin siis, ma ei tea, mõtlesin lihtsalt, miks mitte teha bench-hüpet, alati olen tahtnud, onju. Läksin sinna tornadesse, vaatasin alla, noh, okei, hüppame siis. tegin bench-hüppe, et ühesõnaga hästi ekstreemsused meeldivad ja see adrenaliin, mis ma siis sealt saan. Mhm. jah, vaata, kui huvitav, mäletad, ma rääkisin su sünnikaardist number 13. jah. see tuleb sellest. noh, kui sa nüüd pärast ise rullid ja mõtled tagasi, et see on see just see Mhm. ekstreemsus ja kõik muud asjad. ja samas, kuna see on su ameti kolmnurgas, siis sina oledki väga hea just aitama inimestel saada seda turvalist ekstreemsuse tunnetust just läbi selle parkuurimise, sest parkuurimine nüüd küll ei ole mingi selline tavaline trenn, nagu mina olen siin aeroobikatädi, vaata, see on
ma olen selline igav, mul meeldib selline täiesti selline puusa nõksutamine, aga no parkuurimine, no kommenteerige ka teie, kes te nüüd kuulate, olete ka parkuurimas võib-olla seal 50-selt või 70-selt, kõik on võimalik, et kus sina näiteks seda harrastad. Ja miks mitte näiteks siis Rebecca käe alla tulla, aga Rebecca, kes on sinu selline klient nüüd olnud, selline võib-olla noh, keskmine klient, nagu räägitakse keskmisest palgast, eks ju, aga selline, kes on sul olnud selle 3 aasta jooksul? millised valivad sind just? ma ütleks, et eratrennide puhul ongi olnud mul hetkel üks, kahjuks ei ole lihtsalt piisavalt soovijaid olnud, tuleb tunnistada, et kõik, kes tulevad, siis ongi grupid alati täis, ootejärjekordades. aga mul käis üks, äkki oli 5 või 6-aastane poiss ja siis ma tegelesin temaga paar kuud ja siis ta vanemad kogu aeg kiitsid, ütlesid, et issand, et ta on nii suure edusamme teinud ja aga siis nad said ka trenni koha ja siis nad enam nagu ei käinud eratrennis, et muidugi arusaadav ka, et 6-aastasel hakkabki üksinda võib-olla natuke igav ja tund aega on liiga palju ja et täiesti arusaadav, aga ja nüüd täiskasvanutega mul on vähem kogemust, kuigi ma väga sooviksin seda. see oligi, et ükskord mind pandi täiskasvanud trenni andma. noh, nagu ikka igal inimesel kõhklused, kas saab hakkama, kuidas see läheb ja hästi korrekt planeerid ja noh, natuke ei ole piisavalt julge, onju, aga lõpuks tegin ära ja siis ma küsin tagasisidet ka, siis küsis, ei, väga tore, väga vahva trenn oli. et kogemused ainult. aga milline on see sinu unistuste klient siis, ma ei tea, kas niimoodi üldse saab küsida, kui sa niimoodi minult küsiksid, nagu ma sinult küsiksin, siis ma ütlen, et mul ei ole unistuste kliente. mul on kõik sobib, sest mul täiega meeldib surfata inimeste numbrites, nii nagu sa nägid, mul hakkas siin tatti pritsima ja action tuli peale, see on minu ekstreemsus, kui ma näen inimese numbreid. et aga kellega sa tahaksid koos edasi minna või üldse alustada seda, et kas ta peaks olema oskaja, võib-olla mitteoskaja, kas ta mingi vanusegruppi või nii nagu sa ütlesid, täiskasvanud, et millised sellised, kas on üldse mingid kriteeriumid või lihtsalt piisab soovist? ei ole, lihtsalt soov, tundub, et tahan paremaks saada, tahan osata kukkuda, tahan teada, kuidas see käib, siis ongi lihtsalt tuleb trenni tulla ja oskama üldse ei pea. minul oli lihtsalt akrobaatika eeldus näiteks, aga kõik see parkuuri, kõik need hüpped, kõik need, mis inimesed torudel teevad, seda nagu mul üldse ei olnud näiteks, algas täiesti null. ja lihtsalt läksin ka soovist, et ainult puhtalt soovist saab tulla. mm. -hmm. kus kandis sa tegutsed? Tallinnas ja Harjumaa piirkonnas. et lisaks ka parkuurile olen andnud lasteaedades trenne, ka suuremates grupis just liikumistunde nagu käinud andmas. ja see oli siis nagu Harjumaa piirkondades. mm. -hmm. okei, mul tuli praegu selline mõte, ma ei tea, ma arvan, et seda mõtet peab nüüd usaldama. selline mõte, et näiteks mind kutsutakse külla numeroloogina muidugi nüüd Zoomi vahendusel, aga olen käinud täiesti kohapeal ka sünnipäevadel. ja tänapäeva sünnipäevad on hästi sellised huvitavad, aktiivsed, kus näiteks ei napsutata, kus ongi sellised, saad aru, noh, see on erinevad versioonid kõik, et ma üldse ei teadnudki, et on selliseid versioone olemas. aga kas sa oleksid valmis ka näiteks, kui keegi, kas tüdrukute õhtut tahavad või üldse mingisugust suguvõsad saavad kokku, tahaksid mingisugust vaata sellist vaheldust, väikest sellist sumba mingi, sumba, issand, mul tuleb sumba praegu. tead, meil oli lihtsalt suguvõsa kokkutulekul ükskord oli sumba selline tunniajane tantsimine ja me kõik tantsisime seal. et ma mõtlesin, see parkuurimine täpselt samamoodi, mis jällegi nagu tooks suguvõsa või siis vaata mingit meeskonnatööd, ettevõtted tahavad teha mingisugust sellist, ma ei tea, vabas õhus olemist, et kas ka selline väljakutse oleks sulle selline, et okei, miks mitte? ja muidugi ja muidugi parkuurikeskuses on meil sünnipäevad täitsa olemas, korraldame küll, anname küll, aga see on ka rohkem lapsi, et tegelikult väga põnev oleks, kui meil täiskasvanu ka tuleks, et näeks, et näiteks väga vahva kogemus oli, andsin sünnipäeva ja äkki ta oli 60-aastane naisterahvas, vanaema ja ronis ühte kõrgele nagu seina peale, sest okei, ma nüüd hüppan sealt alla ja me kõik vaatasime täiesti niimoodi šokis, et vau, 60+ naisterahvas hüppas kusagilt kõrgelt nagu vati peal, nii lahe.
ja tihti ma olen sünnipäeval teinud ka lastevanemale, et tulge, tehke kaasa ja ärge kartke. Mhm. Et muidugi, meil on täitsa oma saal, seal saab teha. Samuti me korraldame ka sellist asju nagu töötoad ehk siis meil saab nii-öelda rentida, et keegi tuleks teeks ta väljaspool ja samuti saab sinna tulla. Ja kui täitsa eraldi soovib, siis ongi lihtsalt telefoninumber, telefonikõne ja ma olen kohal. ehk siis näiteks on see, et kui nüüd keegi kuulab ja ta üldse tegutseb näiteks Saaremaal, võib-olla Viljandis või mida iganes ja tahab teha oma töökollektiivile mingisuguse, ütleme, noh, ütleme maks 10 inimest seal, mehed-naised vanuses 30+. et kas sa oled ka selliseks väljakutseks valmis, et sa sõidad sinna kohale, vaatad, kuidas nendes tingimustes, mis seal just on, mõtlete mingi plaanikava välja ja siis sa oled nõus ka selliseid väljasõite tegema? muidugi, muidugi olen. Ja ma ka arvan, et ma saan parkourikeskus nagu laenata mingit varustust. Mm. Siis peab natuke transpordile mõtlema ja siis saab ka nagu tuua mingid täitsa oma varustusasjad kaasa ja saab teha täitsa. Ja samuti see ei pea olema ka ainult parkuur, see võib ka olla mingid, ma ei tea, tegevused, mängud, et nüüd see suvi ka ma pidin olema mängujuht. Et kindlasti ka igasugune aktiivsus, mis on või soovibki meeskonnaüritusi, siis ma olen täiesti valmis. Okei, seda poolt ma ei teadnudki sinust. Mida Ja, kõike sa siis teed, kaasa arvatud sellele parkuurile, et mida kõike? Et meeskonnamängud, aga meeskonnamängud siis nii täiskasvanutele kui väikestele, nagu ma aru saan, eks ju. Sisustad siis näiteks mingi tund-kaks inimeste sellist vaba aega. jah, või no see mängujuht oli nagu niimoodi, et meid lastelaagrid erinevas vanuses ja siis ma olen olnud lastelaagrites mängujuht, et saadki sinna, mõtled mängud välja, teed tiimimänge, orienteerumist ja see on siis selline suviti on olnud selline tegevus mul. Mhm, Noh, mhm. jah. Või siis, kui ma suvel ei ole siin Eestis, ei tee seda, siis ma arvatavasti olen kuskil välismaal mere peal surfamas. Ja. Väga lahe, väga huvitav. kas sa siis näiteks, kus välismaal sa oled olnud ja kas sa ka seal siis teed seda tööd või sa lihtsalt seal täiesti restardid oma neid, mis need patareisid? Iseenda jaoks oled sa seal? Mõlemad, alati kui välismaal lähen, siis ma ikka loodan saada sealt päikest, mida Eestis meil väga ei ole, just hunnikus vitamiine ja muidugi ka alati ma otsin seiklusi ja väljakutseid. Et kui ma eelmine suvi Kreekas käisin, siis ma läksin ka nii, et ma ei teadnud mitte kedagi, mitte midagi, sõbrannaga läksime, elasin 4 kuud seal ja töötasingi nagu retseptsioonis ehk siis ise loesurfi ei õpetanud, võib-olla kunagi jõuab sinnamaale, praegu veel mitte, et lihtsalt ise harrastasin ja niimoodi, et oskaks võib-olla mingeid väikseid hüppeid ja saaks lihtsalt sõita ise oma naudinguks, sest et see tunne, kui sa seal merel ka oled ja oma lohega ja sa oledki üksi omaette seal looduses, see on nii mõnus ja nii lahe tunne. ja sa mõtled, sa saad lihtsalt vee peal sõita ainult tuulega, sul on ainult tuult vaja. Mhm. Issand, kui põnev. mul jälle tuleb, ma olen selline, mu elude number on 8, ma olen hästi ettevõtlik, kogu aeg mõtlen mingist asjast midagi välja, kuna ma tean, et siin minu jälgijaskonnas, suur tänu, et te jälgite Numbrite Keele kanalit, on inimesi ka mitte ainult Eestist, ehk siis on mul kliente täiesti otse siis Austraaliast ja kusjuures kirjutage siia ka alla kommentaarides, et kus riigist te vaatate. ma tean, et ka Hispaaniast on igalt poolt. kui teid nüüd näiteks siis Rebecca jutt kõnetab, siis ma panen siia Rebecca kontaktid kõik siia video alla kirjeldusse. võtke ühendust, Rebecca ütles, et ta on avatud, siis talveperioodidel, kui Eestis on jahedam, siis ma saan aru, et Rebeccaga saab igast asjast rääkida ja mõelda midagi põnevat välja. oli saab, nii? saab saab, ja saab. eriti kui on mingid sporditeemalised asjad, alati on teretulnud, et eks kui siin on ka sportlasi mõningaid või on tegijaid ja on mentaalseid blokke, olen ise väga kursis sellega, et mina isiklikult olen alati olnud igal pool keskmine, olengi mänginud, ma ei tea, tennist, olen käinud jalgpallis, purjetamas, ma ei tea, korvpallis, et igas spordialal põhimõtteliselt arvates on, et
mul põhimõtteliselt annab mul midagi kätte, mul läheb 2 tundi aega, ma saan selle kätte, aga ma ei jõua nagu tipptasemele. Mhm. ja et eks ikka sellega ole ka omad maadlust, eriti nüüd, kui ma olen parkouri leidnud ja vahest vaatad, et ah, ta oskab nii hästi, aga ma ei julge, ma ei tee enam ja ta teeb piist vana ka. ja siis on see, et siis ongi täpselt, et sa ei pea isegi oskama neid asju, et võib-olla sellel ajal teha, vaid sa pead oskama õpetada. et Mhm. kõige parem lause, mis mulle on öeldud, et lihtsalt pead oskama õpetada ja seda ma õnneks oskan. nii et jah, ja kui on ka mentaalsed plokiteemad, siis vabalt võib kirjutada, rääkida, olen ise maadlenud nendega, siiamaani maadlen, vahest on üleval, vahest on all, et see on täiesti okei. jaa, väga hea, et sa seda ütlesid, seepärast et tegelikult see mentorlusprogramm, kus me nüüd Kati Torimi käe all õppisime, see oli ka väga kõva pähkel ja siin me kõik praegu arenesime ikka eelkõige enda asjadega, kasvasime suureks, nii nagu me kõik panime tähele peale väikest suvepuhkust, mis siin oli 3 nädalat. Me oleme kõik kuidagi 3 nädalaga suuremaks kasvanud, targemaks kasvanud. igalühel oli väike ja restart ära käinud, et igalühel see omal moel, et kaasa arvatud minul ja ühesõnaga väga lahe, nii et me oleme käinud ka selle mentorsprogrammiga väga tugevalt enda mentaalsuse läbi ja me kindlasti suudame peegeldada teile teid endid. et igal juhul võtke Rebeccaga ühendust, kui teil tundub, et see on just teie inimene ja kui te tunnete, et te tahate mind, mina ühendan muidugi numeroloogia veel sinna juurde, siis saate seda teha. ehk siis see, mis ma tegin täna nagu looduses, ma teen ka videoid ja just ütlesin, et miks meil on 2 kõrva ja 1 suu, sellepärast et me õpiksime rohkem kuulama ja tagasi peegeldama, see on see meie lõputöö. no vot, sul on täna see käsi, nii et harjuta. ja siis seesama ka, vaata, mäletad, mis me vaatasime selle ringi pealt, et kui palju sa elad seda oma unistusi või kas sa oled praegu mm siin -hmm. selle koha peal, et sa elad kellegi teiste unistusi, kas sa aitad kellelgi teisel oma unistusi praegu täide viia? et see on täpselt sellise nagu päriselt endale otsa vaatamise moment, et sinust praegu õhkub see välja, et sa tahad täiega nagu omas flow's minna ja nautida seda, et milleks sa tegelikult oled siia tulnud. aga ka sinu elus on ju olnud perioode, kus sa oled kellegi teise unistust täitnud kogu aeg, eks ju. et ja et see sellepärast, miks ma seda ütlen, me oleme kõik käinud läbi, teie ka, kes te praegu kuulate, oma lugusid, kui keegi soovib, võib seda teha, jagada kuidagi oma lugu, kust sa oled tulnud, mida sa oled läbi elanud, kas see on siis spordiga seotud, on see numbritega seotud või üleüldse lihtsalt saad jagada. nii, aga ilusatest asjadest. suvi on veel praegu täiesti täies hoos. mis on sinu august, mis august toob sulle, kui palju seiklusi sul sinna sisse mahub? august on suht täis, esimene nädal olen Eestis ja siis lähen Portugali. võtame sõbrannadega seljakotid. alustame Portugali põhjast, liigume Hispaaniasse kõigepealt ja siis me liigume Portugali tagasi ja siis alustame põhjast ja liigume lõunani välja. ja tuleb siin väga kihvt, väga vahva. kindlasti ei tule siin puhkusereis, et pigem tuleb selline seiklusmatk. no mu sõbrannad ei ole küll suured surfihuvilised, mina kindlasti ootan ka palju surfamist seal, et lihtsalt siis ise enda jaoks natuke patareisid laadida ja jällegi looduses olla ja veeta aega. see kõlab nii lahedalt, et täitsa lõpp, et ma tahaks su seljakotis olla, lihtsalt see on nii vinge. ka kommenteerige teie, kes te olete teinud midagi sellist, minu jaoks on see vau. siit küsimus, Rebecca, et mitut keelt sa valdad? 2 jah, et natukene saksa keelt ka, aga ikka eesti-inglise keel peamine. et keeltega ongi kusjuures huvitav see, et alguses õppisin vene keelt ja siis gümnaasiumis läksin saksa keele peale, et niimoodi mõlemad natuke saad aru kõigest ja midagi, aga päris nii hästi ei valda. ehk siis inglise keel ja eesti keel, ma arvan, et see on juba väga hea, millega hakkama saada, et selles suhtes me oleme tšütt-tšütt täna vene keeles ka rääkinud. jah, ma olen mingisuguseid endise Merikese lauseid siia visanud ja see täitsa pani maes. ma sain Vanimajež. ja, et oli naljakas selles suhtes. nii et siin on teile Rebecca
ja Rebekal on väga mõnusad elukogemused, uskuge mind, me veetsime mõnusalt tund aega Rebekaga. ja mis ma tahan ütelda, siis Rebeka edukuse kood on 46787. meil on lõpuosa täpselt sarnane sinuga. ja siin sellest Rebekast õhkub väga palju sellist kohusetunnet. See, mida ma sulle juba ka rääkisin ja sellist asja, et sa oled kindlasti ka tajunud, et kui sa millessegi panustad, siis sa teed seda täiesti 100%. ja aeg-ajalt sinu mõistus lihtsalt ei võta vastu, kuidas inimesed lubavad, aga nad ei tee. on tuttav või? mul on vägagi tuttav. alati, kui ma midagi teen, et hea näide on näiteks selle, ma ei tea, treeneri koha pealt või mingi ürituse korraldamist, et alati, kui ma olen nagu mingit üritust korraldanud, kasvõi enda sünnipäev, siis alati on see, et tahan, et oleks kõige, ma ei tea, nagu parim, aga sest, et see läheks hästi, tahan, et rahval oleks mõnus olla, ma tahan, et nad naudiksid, ma tahan, et neil oleks toitu. Et nad saaksid mõnusat aega veeta, et selles suhtes on väga vahva ja treeneri koha pealt ka, et alati, kui ma teen seda, siis ma teen ikkagi südamega, et kui ma olen seal, siis ongi see, et võib-olla lapsel on mingi muu probleem ka väline, tuleb minu juurde ja siis ma nagu tõmban ta korra grupist eemale, siis ma natuke räägin temaga, siis ta on jälle parem olla. Mhm. ja kusjuures sinu sünnikaardist tuli ka ju hästi palju selliseid numbreid välja nagu 22, mis viitab hästi tugevale intuitsioonile. ja su sünnipäev on endal ka 22. päeval oled sa sündinud, et selles suhtes hästi huvitav ja noh, kui me rääkisime veel sinna natukene veel juurde, siis uskuge mind, et Rebekal on nagu väga võimas info liikumine ja sa oled ise seda ka tajunud ja sa kinnitasid seda, et no see on võimas, võimas, mina igastahes olen väga tänulik ja õnnelik, et Kati on meid kuidagi ühendanud. see ei ole juhus, kes me seal mentorlusprogrammis oleme, et siit hakkab väga vinge teekond ja mina olen väga uhke, et sa oled minuga koos Kati rongis või paadis, kuidas seda nüüd ütelda, et seal me kõik koos hõljume ja üksteist toetame. et vahva, et teie ka, kes teid nüüd vähegi kõnetas, see jagamine, mida Rebecca jagas ja see, mida mina peegeldasin ja Rebecca peegeldas mind. ja samas ka omad elukogemused, jagage siia, mida teie olete elus läbi käinud, milliseid spordialasid olete harrastanud ja võib-olla sul ka kuulajal on nüüd praegu tulemas mingi mõnus vinge seiklus ees, et jaga, et kuhu kanti sina lähed, et ma kutsun Rebecca ka siia kuulama, mitte kuulama, lugema, et Rebecca saab siia seda teha. vot, et käiks veel läbi sellised asjad, et millised olid need sellised väljakutsed või inimesed, kellega sa tahaksid oma eratreeneri elu nüüd proovile panna. täiskasvanud olid need inimesed, eks ju. mina andsin sulle ideid, et võiks olla kasvõi mingid suvepäevad või sellised parkuuriga seotud või mida iganes. et ja ei, kõik on oodatud, et kui mõni laps soovib tulla vabalt, noor, kui mingi väike sats on, punt on, et noh, näiteks Tallinnas on ka Skypark, et see ei pea olema ka ainult parkuur, et see võib olla ka täiesti kuskil batuudikeskuses näiteks, et ongi, et soov on õppida midagi, siis ma võin siis kohale tulla ja õpetada mingeid asju, et kõik ongi oodatud, lihtsalt peab olema iseendal soov, tahtmine ja kui seal isegi on hirm, selle ei pea üldse muretsema, seda ei pea üldse mõtlema, et eks ikka kõik vabistavad mingil määral omaette, et siis leiame hirmul koos lahenduse, et ei ole vaja üldse midagi mõelda ja kui ei julgegi, siis võtab sammu alati tagasi. ei oota kohe suuri hüppeid, suuri saltosid, alati saab kõike teha lihtsamaks. et tihtipeale kahjuks inimestel on see komme, et tulevad, mõtlevad, me peame kohe suure sammu tegema. ei pea, väiksed sammud, tibusammud nii-öelda. mul tuli kohe praegu tibusammuga see meelde, et ma mõtlesin, et ma ei mäleta, millal ma viimati kukerpalli tegin. ja ma mäletan, et kui ma koolis tegin kukerpalli, ma jäin alati sinna kuhugi keskele noh, kinni, ma ei saanud nagu üle käia, sest mul esiteks tekkis hirm. siis see, et sul pea läheb kuidagi vaata väga niimoodi kinni, onju. et see ja siis ma mäletan, et üle kitse mina hüpata ei saanud et ma arvan, et ka sellised asjad, ma ei tea, kas tänapäeval on koolis veel mingisuguseid selliseid kitse ülehüppamise teste või mingeid asju. vot kommenteerige teie siin nõukogude inimese naised, et naised, mehed, et kuidas teil kitse eest ülehüppamine oli. et aga ma saan aru, et ka sina ju
ma ei tea, miks mul jälle see mõte tuli, aga sa saad ju olla ka tegelikult ka toeks, kui keegi tahab näiteks valmistub kuhugi näiteks mingiteks võistlusteks, mis nüüd lähevad sinu selle teenustega kokku, saavad ju ka sinu poole pöörduda, et teatud mingitest hirmudest võib-olla üle saada. võib-olla ka seal saate pead kokku panna. ja muidugi, et kui tunnebki, et väga hirmus on, üldse ei taha, üldse ei jaksa, täiesti vabalt, et siis tulebki lihtsalt natukene arutada, natuke rääkida, vaadata hirmule otsa ja, ja alati on ka see, et kui inimesed on midagi saavutanud võin tuua vabalt ühe näite, kes teab, üks flip nagu baarflip ehk siis sa kiigud ja sa teed salto. Kui tekib hirm, siis alati lihtsalt võtadki sammu tagasi. Ma ei tea, võtad paar matti, teed kiigud, langetad sellili ja lihtsalt võtad sammu tagasi. Ja kui see samm on tagasi võetud, sa saad sellest esimest hirmust üle, siis sa saad jälle sammu edasi minna. Et väga kurb on vaadata ka trennis just neid kuidas ma ütlen, 11 kuni 14 aastaseid. Just, et hästi tihti on see, et nad tahavad olla hästi head, hästi tublid, hästi korralikud ja kui ma ütlen, et aga proovime uuesti, et võtame täiesti algusest, siis tuleb vastus ei, ma ei oska. siis ma nagu, aga sa ei saagi jõuda sinnamaani, kui sul on see hirm ja sa ei võta sammu tagasi. et see on minu meelest kõige ajuvabam. No näiteks hundiratas, et alustamegi siis karurattast, ärme tee seda hundiratast või alustame lihtsalt koos tegemist või käte peal seismast. ei, ma ei julge, ma ei taha, ma tahan, ma tean, et ma oskan, siis ma nagu, no tegelikult oleks vaja seda, onju. aga noh, ega päris ei saa nii öelda, et nüüd teeme ja võtad kinni ja sikutada sinna, et ikka peab rääkima. vaata kui huvitav. vaata kui huvitav, mul tekkis kohe küsimus, et mis asi on karuratas? See on hundiratast, lihtsalt jalad on põhimõtteliselt kõverdatud jaa, ja see on hästi pisikene nagu. ahah, see on see, mida mina teen siis järelikult. ma arvan, et ma vist ei ole seda ka ammu teinud. ma mõtlesingi, tead, pulli pärast peakski minema üksinda tõmbama ühe karuratta siit, vaatama, kuidas see välja tuleb. sa võid saata video mulle ja siis ma saan kommenteerida ma saadan teile kõigile siis karuratta video. ai kurja, ma ei luba igaks juhuks, sest ma ei tea, kas ma teen selle ära. et selline tantsimine kodus mul tuleb paremini välja kui karuratas. väga vinge, samas ma hakkasin veel, mul tekkis selline nagu mõte, et minul on väljakutseid kõrgusega, et ehk siis see, et mul on lennuhirm, aga nüüd ma saan aru, et läbi mingid teatud protseduuri ma juba sellest ka loobun, ma juba sain aru, et see ei ole minu hirm. aga siiski, ma mäletan, kui ma olin selline kutsikas, ma hästi organiseerisin igasuguseid pättusi, ehk siis noh, väga vabandan muidugi külatädide ees, aga mulle meeldis organiseerida, et me pidime naabritädi õunapuuaiast õunu minema pännama. aga see, kes kinni jäi alati, olin mina, seepärast et ma sain õunapuu otsa, aga õunapuust mina alla ei saanud. ja siis, kui teised olid plehku läinud, siis naabritädi tuli ja andis mulle sellise ketuka selle eest alati. ehk siis, kas sina näiteks ka teatud inimesi, no ükskõik mis vanuses, ma olen 48, kas sa ka minusugust näiteks saaksid nii kaugele, et ma ka julgeksin kukkuda, et ma julgeksin näiteks karurattast teha hundiratta ja nii edasi, et kas sul jätkub nii palju seda kannatust minusugusega? mina ei aja mingit täiuslikkust, aga mina lihtsalt tahaksin sellest hirmust, sellest kukkumishirmust nagu üle saada. ikka jätkub kannatust, et kui kannatusest räägime, siis minule anti nii, et mulle anti kõik 46-aastased, väga armsad, väga lahedad tegelased, aga väga palju energiat võtavad ja väga kannatlik pead olema ja vahest kordad 3 korda, 10 korda ja siis lõpuks see lõpptulemus on ikka see, et kes kuulab ja kes ei kuule, panebki käna ja siis saabki enda õppetund, onju. et kindlasti on ja selle kõrgust, mis ma tahtsin öelda, et seal on ka see, et sa ei pea ronima kõige suurema torni otsa, onju. võtadki väikese kivi ja hüppad alla, võtad suurema kivi, hüppad alla, onju. et need ongi need tibusammud, aga kindlasti ja on kannatust ja saab ja teine asi, mis on allhüppamisega, on osata kukkuda. näiteks mul on olnud väga palju õnnetusi elus, väga õnnelikud õnnetused. eelmine suvi Kreekas käisin rolleriga, sõitsin hästi kiiresti, kiivrit ei olnud peas, kukkusin ja ma panin enda käed niimoodi, kui ma oleks niimoodi üks pannud, ma oleks oma pea vastu asfaltit ära löönud ja mu pea oleks täiesti sodi.
aga kuna mu refleks oli kohe esimene pea ja kael, siis oligi see, et käed kohe ülesse ja ükskõik, mis siis muul juhtub, et küll siis lihtsalt hoia ennast tugevalt, onju. Mm. Ja mis mul siis juhtus, põhimõtteliselt kukkusin ja ma tegin nagu ümber enda teljest nagu tiire, ehk siis niimoodi nagu maast rullisin ümber enda, Mhm. et ja tegin mitu tiiru ikka, ma ei tea, päris suurel hool. Aga õnneks oli õnnelik õnnetus, et Ja, lihtsalt kukkuda tuleb osata. ma saangi aru, et see on tegelikult just see, et kuidas ennast kaitsta, et ka seda tegelikult saab, noh, ehk siis oma keha nagu kaitsta, et kukkumise eest. jah. Ja, mul on vaja teada siin, mis on, ma hakkan sulle kurtma oma rasket õlu, tegelikult see on nii naljakas. mingi tõesti 1,5 meetrit, võib-olla maks 2 meetrit oleks vaja värvida siin sauna seina. ja ma ütlesin elukaaslasele, mis sa naerad, tüdruk, ma ütlen. siis ma ütlesin, mina sinna üles ei lähe. ma ütlesin, kui ma veel peaksin nagu elu ja surma vahel seal kõigun mingi noh, väga kindla redeli peal ja siis on värvipott ka. ma ütlesin, ma vist ei võta seda ülemist otsa, et tee ise see ülevalt, ma teen alt. ja no ma kujutangi ette, et tänu kõigele nendele sinu õpetustele, see, kuidas sa juhendad ja aitad, et turvaline kukkumine, kõik muud asjad, tegelikult on ka kõik turvameetmed on ju, mis redeliga saab orgunnida. aga lihtsalt saad aru, see, millest mina tahan vabaneda, on see mingi mõttetu hirm, mis ei kuulu mulle. noh, saad sa aru, see ei ole minu probleem, see on lihtsalt kuskilt ma olen selle haakinud kinni. et ma saan aru, kõike seda sinu käest saab õppida. ja muidugi võin ka tuua vabalt ühe näite bench-hüppajat lähen tegema, mõtlen nii lihtne. Lähen hästi sellise, kuidas ütlen, hästi kõva tüübina nagu lähen sinna putkasse, ütlen, kas saltoga võib ka hüpata ja nagu sellise kõnnakuga ja siis jõuan sinna ülesse. No täitsa lõppjalad hakkavad lihtsalt värisema, siis ma keskendusin samamoodi ainult alumise vaata ja ma ei ole nii kõrget ka varem pannud. Ja ma ikka 2 minutit olin seal kõrguses, tuleb tunnistada, ütlesin, ma ei hüppa siis talle, mis siis, et ise teed ekstreemselt. ja siis kohe mulle öeldi, keskendu sellele vaatele. miks sa vaatad alla, et vaata, kui ilus vaade on ja päikesetoeng oli ka. ja siis tekkis just see rahulolu. ja siis mõtlesingi, et okei, et aga ma praegu ise ei suuda hüpata, mis siis ma tulin teie juurde, ma tahan satana, et palun lihtsalt lükake mind alla. ja siis mõtlesingi, et okei, 3 hingetõmmet ja lükati alla ja tegelikult ei olnud midagi nii hirmus. Et see ongi see, et kuidas inimesed lihtsalt võtavad selle hirmu nii suureks, et hirmul on suured silmad. aga kui sa teed ära, siis saad aru, et okei, et sa pead lihtsalt ületama selle takistuse nagu, et ükskõik siis kuidas või mis ja samuti Kati programmis on ju, hirm oli mul lemmikuid teemasid üks, et inimesed ei taha vaadata siia, et noh, siin on see sein, et ei taha vaadata, mis seal seina taga on ju. no Mm. mis siis, kui sa vaatad, et sa oled selle ära teinud, mis tunne sul siis on? et see on nii võimas ja lahe. ja, aga vaata, kui naljakas, nüüd kui lähme sinna mentorlusprogrammi ja see hirmusein ja kui paljudele ma olen öelnud, et hakake Youtube'i kanalit tegema, kui teil on midagi rääkida ja vaata, vaata, kuidas ta hakkas nüüd kohe. ja minu hirm oli see, kui ma ületasin kunagi selle hirmu, et tulla avalikkuse ette, eks ju. sina räägid nüüd sellest mängleva kergusega, kuidas bench'i hüpet tegid ja noh, see on see tegelikult üks ja sama hirm on, ainult lihtsalt, et natukene teises projektsioonis või sellises mm. -hmm. teises keskkonnas. aga see on nii kihvt. no näed, siin juba toimus väike peegeldus. vot see on jah, naljakas tegelikult, kui palju me oleme iseendal tee peal ees. ja et ega endal ka nii-öelda, et noh, ega ma ei tea, mulle öeldakse ka, eks tahad, tee mingit saltot maas, ma ütlen, et ma ei tee, sest et nüüd juba aju on sealmaal, kus ma juba mõtlengi, et mis kõik võib juhtuda ja väga raske on nendest hirmudest üle saada. aga mida noorem on inimene, siis seda kergem tal on veel saada asjadest üle ja hirmudest. et Hmm. see on väga vahva ja noh, isegi võitlen siin mingite hirmudega, onju, aga iga päev samm-sammu haaval, siis on kõik hästi. täpselt nii ja noh, siit ütleme siis niimoodi, et ma ei tea, ma juba mitmes kord tahan kogu aeg lõpetada, üks asi viib meil ikka järgmise jutuni, vaata. see, et mäletad, kuidas see, kas kuu aega tagasi või 1,5 kuud, kui ma ütlesin, et kutsusin kõiki hullult üles, et davai, teeme nagu need podcast'id, et ma kutsun teid külla ja niikuinii mentorlusprogrammis kõik koos oleme, siis sulle ütlesin ka, et davai, teeme ära, vaata, siis sa ütled, ma ei tea nagu hullult, ma ei tea nagu, ma ütlesin, mis siin on, paneme päeva kirja, teeme ära lihtsalt. no ja siis niimoodi üks nädal läks, et kuule, siin nüüd vahepeal ei õnnestu ja siis ma mõtlen ja okei, ma ei anna järgi, ma ei anna järgi, kui sa juba ütlesid peaaegu ja, siis davai, teeme ära. et noh, jällegi üks hirm on ületatud ja tegelikult pole mitte mingit hirmu. ja muidugi, et no siis ma vist, ei, ma jäin haigeks siis
ja siis ma sealt tulla, aga siis ma mõtlesin, et okei, et kui ma nagu ütlen, ma olen haigeks ja ma ei pane järgmist kuupäeva, et siis ei saagi, onju, et siis paned kuupäeva paika, siis sa tead, et okei, see tuleb, sa lepid sellega, natuke seedid, siis teed ära. et tegelikult ju ei ole midagi nii hullu, ei et ole midagi. muidugi ja, ja muutuste mentori poolest ka nii palju, et kui ongi, ma ei tea, hirmuteemad, sõltuvusprobleemid, mis veel saab olla, ma ei tea, iseenda mingid natuke haletsused, kõik kaaluteemad, asjad, et siis võib ka vabalt kirjutada, võtta ühendust, et olen ise aidanud inimesi sealt välja, olen ise olnud nendes aukudes, sõltuvusprobleemides ja et väga okei on abi küsida, minna kuhugile, täiesti okei. Mm. See on nii hea, et sa seda praegu puudutasid, sellepärast et ma mäletan, sa oled praegu 21, aga kui palju me kõik tegelikult, teie ka kuulajad, me oleme olnud täiesti üksinda nende probleemidega, sellepärast et esiteks oli häbi ütelda, teiseks ei olnud seal, ütleme minu vanuse, tähendab, ma olen praegu 48, aga kui ma olin seal 18, 17, siis sul esiteks polegi kedagi, kes tahaks sul toeks olla, siis lihtsalt aeg oli teine. ja suur tänu, Rebecca, et sa seda siin ära mainisid, sest tegelikult sina ju oled ka spordini jõudnud, sa oled sporti teinud ka ju kogu aeg aktiivselt, aga seesama parkuur, ma mäletan ka väga hästi, miks mu poeg sinna tahtis, seepärast et meil kõigil on ju kuulumise vajadus, me tahame kuuluda ju kuhugi, mäletad jälle seal mentorlusprogrammis käis see läbi, me tahame, isegi minu vanune tahab ka kuuluda kuskile, miks ma muidu siin teiega chillin kogu aeg siin Youtube'is, ma tahan ka, et mul on mingi kuulumise tunne ja ma olen nii õnnelik ja tänulik selle eest, et Rebeccaga me nüüd kuulume ka sinna mentorlusprogrammi, meil on seal mega lahe seltskond. nii et on. jah. ja selle kuuluvustunde kohta ütlesin ka seda, et väga paljud ei julgegi rääkida või avada mingit probleemist, et nad arvavad, et see ei ole teine asi, teist asi onju. Mm. aga tegelikult kõik on, see on see klassikaline eestlaste nägu, nagu võib öelda, et käivad niimoodi ringi ja siis keegi ei julge kellegiga rääkida, sest kõik kardavad üksteist onju, aga tegelikult hakkad inimesest rääkida, saad aru, et väga vahva inimene on onju, Mhm. et siin ei ole nagu midagi sellist kurta. ja samas on see, et meil kõigil juhtub neid, meil juhtubki, seal tuleb igasuguseid asju, meil juhtub, lihtsalt tuleb sealt välja tulla ja raputada põlved puhtaks ja mõtelda, et okei okay,, järgmine kord ma nii ei tee või enam ma ei taha seda või teist või kolmandat, et võtad teise suuna lihtsalt. meil on alati võimalus olla muutuses, nii nagu muutuste mentoridki. jah, ja üks asi, mis ma kindlasti veel tahan öelda, on see, et kui ka kindlasti inimesed, kes teevad sporti seepärast, et leida elust väljapääsu või midagi muud, siis see on parim teraapia üldse, et kindlasti nagu jätkata sellega, et miks mina ka spordi leidsin, oli ka lihtsalt see, et segased ajad, sa ei ole segased ja see ongi see, et sa lähed sinna ja sa saad aju välja lülitada ja sa saad teha. näiteks mäletan, kui ma tennist mängisin nii palju viha oli, et siis, kui pall tuli, siis sa lihtsalt lõidki vaid sellised lataka ja täpselt, et sa tunned, kuidas lihtsalt sa rahuned maha sellega, et see nagu, see oli teraapiline ja lõpuks jõuad sa koju ja sul on nii palju parem olla, Mhm. et see on lihtsalt, et kui keegi teeb sporti selleks, et leidagi väljapääsu midagi, siis inglise keeles respekt võime öelda. jah, jah. nõnna, minu meelest on väga hea siin nagu võtta joon alla ja paneme selle video elama oma elu. Teie, keda nüüd kõnetas kogu see lugu või mingi osa sellest loost ja kui te tahate jagada Rebeccaga või siis küsida Rebecca käest või siis oma lapsi, lapselapsi, võib-olla ise hoopis minna sinna, nii et igal juhul kirjutage ja jagage ka oma elukogemusi siia alla, et vastan ja panen südameid ja Rebecca paneb ka samamoodi neid asju, et jagagem ja toetagem. ja kui näiteks sina nüüd tunned, et keegi sinu lähedane vajab Rebecca juhendamist või mida iganes, lihtsalt jagage seda videot. et see on täiesti lubatud. mina tänan, Rebecca, sind südamest, oli mega lahe vestlus ja ma olen nii õnnelik, et meie teekond jätkub seal muutuste mentorite programmis. nii et vahvat päeva sulle ja suur tänu, et oled olemas. mina tänan ka, ilusat suve jah, sulle ka ja vahvat seiklust sinna Portugali või kuhu te lähete, ja iganes. tšau, tšau. kindlasti tuleb põnev. tšau. tšau.